Tere tulemast tagasi, sa kuulad saadet Eesti 100 loomaarsti ja mina olen Julia Aabram. Tänast külalist võib täiesti vabalt nimetada Eesti oma doktor Harriotiks, sest et tegemist on inimesega, kes tegeleb suurloomadega, veised, hobused, alpakad ja väikeloomadega, koerad, kassid ja vastuvõtule olla isegi krokodill tulnud. Mulle väga meeldib tänane osa, sest et me räägime teemadest, mida me ei ole varasemalt siin saates puudutanud, nagu näiteks kes või mis on volitatud loomaarst ja miks on organisatsiooniline tegevus oluline. Ja see konkreetne inimene on väga aktiivne ka valdkonnas, kus ta päästab ka inimelusid. Tänane külaline on ei keegi muu kui Priit Koppel. Väga hea. Endiselt ma olen lihtsalt hämmingus, et sinu kohta ei ole internetis informatsiooni. Sest et seda, mida sa oled korda saatnud siin oma lühikese elu jooksul, on väga palju ja ma usun, et me saame täna siin kõigest sellest rääkida ka, aga alustame ikkagi algusest, nagu traditsiooniks on kujunenud, et kust tekkis sul selline soov üldse loomaarstiks saada, et sa olid ju niisugune Tallinna poiss, kui ma ei eksi. Oi, kui kõik ausalt ära rääkida, siis peab ikkagi minema Tallinnasse tagasi ja praegusesse Rahumäe põhikooli ja sellesse aega, kui oli vaja hakata 8. klassi lõpetama. Ja ega esialgu ei olnud üldse loomaarsti mõtetki, et noh, see oli niisugune tore aeg, peaasi, et ei pea keskkooli minema ja peaasi, et ei pea kuskile kutsekooli treieliks minema, eks. Et siis ma valisin hoopis Türi näidissovhoostehnikumi sellel ajal, praegune Järvamaa Kutsehariduskeskus, ja läksin õppima loomakasvatust ja eks tõuke andis asjale ka see, et kodus olid olemas, maakodus siis olid olemas sead, lambad ja lehmad juba, et eks ta sealt riburada pidi tuli, et noh, nii nagu ikka käisid, et piimamannerguid puki otsa viimas ja siis kohalikud vanataadid ikka tagasid seal, et noh, lähed Tihemetsa Tiinat taga ajama sealt, et lähed õpid Tihemetsas traktoristiks. Ma mõtlesin, et ei, et jätaks traktori niisama, et küll No seda aga saab Priit, ma sõita. ütlen, et ime oleks ka, kui keegi ei nöögiks sind, sest see on niisugune ilus pikk meesterahvas, jääd ikka kaugele silma selles mõttes, et see Tiina oli vist, jah? Võis Ja väga, just, väga just. hea olla, väga huvitatud olla sellest. Ja eks jah, tänan jah, et siin ma olin niisugune natuke lühem ja natuke peenem, et nüüd ma olen jah suurem. Ma mõtlesin, et pikem, pikem. Ja, ja siis oligi, et kui sai ära lõpetatud 90, jõudes 35 aastat kooli lõpust juba, oi, Mm. et siis oligi see, et kuna oli muutuste aeg ja kolhoosid, sovhoosid hakkasid juba lagunema ja zootehnikuna ega otseselt mingit tööd ju kuskilt saada enam ei olnud, need, kes vanad kalad eesotsas olid, need olid. Sind lükati kuskile laudabrigadiiriks või osakonna zootehnikuks ja siis nagu tekkis mõte, et aga paneks kõrgkooli edasi ja mitte sooinseneri peale, vaid vaataks loomaarsti peale, kuna meil oli majandus oli hästi kihvt loomaarst oli doktor Normik, ka niisugust pikka kasvu ja tõsine Eesti-aegse kasvatusega mees. ja, ja mul hakkas nagu huvi külge sealt ja eriti veel tema niisugune põhjalikkus ja see akadeemilisus ja noh, tahes-tahtmata ta käis meil kottu ka ikka seal, kui siga oli punataudis, käis süstimas ja siis ülejäänud süstid ma pidin ise ära tegema seal seaga ratsutades mööda sulgu. Et kõik niisugused asjad ja lõppkokkuvõttes jah, et kui ma võtan enda kursuse pealt, kui palju meil on kursusel Tallinna poisse ja tüdrukuid, kes loomaarstiks õpivad, see kontsentratsioon on ikka päris kõrge. Mm. Ma korra astuks sammu tagasi selle loomaarsti poole, keda sa siis nägid.
ta ilmselt oli siis ikkagi niisugune nagu autoriteet sinu jaoks ja sa võib-olla samast, mis oli see tunne, kui sa vaatasid teda? noh, eks ta loomulikult oli autoriteet, tarka juttu ajas alati, et ja ega tegelikult kõik noh, ikkagi pealoomaarst, majandi oma, siis kõik vaatasid ikka alt ülespoole, vahet ei olnud, oli see loomakasvataja või oli see traktorist või memm või taat. noh, see oli jah, niisugune nagu ikkagi ja natuke Herioti lood ka sinna taha veel, et siis sa nägid seda päriselu sealt kõrvale veel ja kõik see paganama riistastik ja need süstlad ja nõelad ja kõik muu sinna juurde kuuluv, et ja just see, et näed, mismoodi inimene on suuteline ikkagi veisega või hobusega hakkama saama, ise kujutad seda kui meeletult suurt tööprotsessi ja millise mängleva kergusega need asjad tal kõik õnnestusid, et noh, siis tahes-tahtmata see huvi aina rohkem kasvas sinna poole. et tahaks ka. Kas sa oled mõelnud, et sina oled nüüd selles positsioonis, kus keegi noorem võib vaadata sinu poole niimoodi ja reaalselt alt üles, sest sa oled nii pikk, onju, et oh, kui äge, tahaks ka loomaarstiks. no vot ei tea, eks see eks see ole nende teada jääb, et kes on otsustanud, et ma ei tea, kellele ja kuidas ma eeskujuks olen olnud, et igatahes enda laps ei läinud õppima, et esialgu pidi loomaarstiks minema, aga siis mingil hetkel käis klõks ja ta otsustas, et aitab, et üks hullvaim on kodus, kes on loomaarst, et rohkem pole vaja neid lugu võssa. noh, kuigi, et kadunud äiapapa oli ka loomaarst. No et ikka mingisugused mõjutused natukene siiski tulid. Noh, jah, seda äiapapa ka. muidugi, sa pidid ikka oma naisega enne kokku saama, et aru saada, et ja äiapapa on loomaarst. ma sain naisega kokku enne, kui mul üldse loomaarstiks minek plaanis oli ja noh, olgem ausad, äiapapa oli ka 52 aasta lõpetanud nõndanimetatud Pehveri kool, eks ju. et soliidsuse tippsaavutus kuni viimase tööpäevani käis tema tööl, nii et tal oli triiksärk, pintsak, viigipüksid, lipsu küll ei olnud ees ja valge kittel. ämm ei olnud sugugi lõbus ja rõõmus, et ta kogu aeg valge kitliga käis. Ma mõtlen just aga sedasama. ta ei osanud muud moodi. lõug oli alati sile, tagant juuksed olid lühikesed, et noh, niisugune soliidne härras, mis Kõlab kuni natuke lõpuni välja. nagu härra Jalaka kool. Jaa, aga härra Jalaks on ka Tehveri käe alt tulnud. See on Mhm. Tehveri kool. See on Tehveri et kool. jah. Kirjelda oma neid esimesi õpingukuid, kui sa mäletad, et see 90ndate aastate algus oli ju tõesti, nagu sa ütlesid, üks pöörane aeg. Ma ise mäletan võib-olla sellest niimoodi ainult lapse silmade läbi, aga sellist, no elektrit oli õhus, ütleme niimoodi, et oli tunda muutusi. Aga noh, siis mina ei osanud neid muidugi sõnadesse panna, et mis olid sinu tunded? noh, ausalt öeldes, eks ta niisugune muutuste aeg oli ja sai ju mindud kooli õppima ju majandistipendiaadina, eks ju, et noh, alati olles lõpetanud tehnikumi stipendiaadina, oli sul olemas töökoht ja elamiskoht ja kõik see, et nagu see hakkas nagu mõranema mingil hetkel. esimestel kuudel küll mitte, seal need olid päris lõbusad kuud, küll kartuli võtmine kuskil Väike-Maarja majandis ja, või siis Väike-Maarja tapamajas kanakaste kokku kopsides ja kõik see pool, et esimesed kokkupuuted meie kalli anatoomiaõppejõuga, eks ju, Ernitsaga ja kõik niisugused emotsioonid, natuke seda akadeemilisust sinna juurde tänu Teatrums Atoomicumile, eks ju, et noh, olin küll oma arvates pikk poiss, aga need ukselingid olid ka minu jaoks väga kõrgele asetatud, aga see aeg oli kirju ja siis hakkas tekkima juba noh, see mõttelaad, et arvatavalt läheb see loomaarstindus ka erakätesse ära ja võttes aluseks igasuguseid neid, nii palju kui Soomest tuli seriaale või filme või lugenud olid, siis et natukene ka tekkis sellist mõtet, et kui ma selle kooli ära lõpetan, siis mul on ikkagi prestiižne amet ja võib-olla keskmisest natuke rohkem teeniv ametikoht. Kas et see eks arvamus sinna on, raha ka tuli mängu.
no ma just mõtlengi, et kas see realiseerus selline nagu arvamus või lootus. ja iseenesest küll jah, et siiani nagu oma erialal ikkagi olen hakkama saanud ja labidameheks pole pidanud minema ja kõrvaltöid ei ole ka pidanud tegema, et eks aegu on erinevaid olnud, igasugused need masuajad ja kuna ma teen nii suur kui väike looma, eks ju, et eks need on kõik tunda andnud, aga siiani olen vee peale jäänud, ja ütleme niimoodi, et äh, elada saab ja kitsikusse ei jää ja lubada saab ka endale nii puhkust kui ka üht-teist head. Ma nüüd sellist ajajoont täpselt ei tea, aga noh, ülikool oli tõenäoliselt kuskil 5 aastat ja Mhm. tõenäoliselt oli ka see üliõpilase elu päris kirev ja ka üliõpilasühenduste elu. Kas sul oli juba siis kalduvusi organisatsiooniliseks tegevuseks? Sa juba Ei, tead ette, kuhu me liigume varsti. sellel ajal ei olnud veel, ma mäletan, et ristimisel pandi mulle kaela ja silt Mania Grandiosa, siis kui meid rebasteks löödi. Ja selle sildi kaelapanijaks oli Kallis Puhv. Selle küsimuse peale, et kas mina näen end kunagi sellel ametipostil, kui siis oli äh, teaduskonna dekaani ametipost, eks ju. ütlesin, no miks mitte, no siis pandi Mania Grandiosa kaela. ega ma selle peale rohkem ei mõelnud. Tehnikumis olin ma küll kursuse vanem olnud, aga ülikoolis olin suht niisugune ei kippunud ei esile ega küünele ega kuskile. Polnud nagu minu rida ja niikuinii ma elasin Tartu aja, elasin Erakas. pärast mul oli tehnikumist 4 aastat juba ühikaelu selja taga. et Puudust ei tundnud sellest. just absoluutselt puudust ei tundnud, et iseenesest jah, ühikas muidugi sai käidud seal tuttavatel ja sõpradel külas et ja sellel ajal olid ju organisatsioonid olemas, korporatsioonide näol nad hakkasid tekkima, aga ega ma kuskil neist ei kuulunud. seepärast, et see vaba aeg hakkas mingil hetkel kuidagi eriti käest ära kaduma, eriti siis, kui ma 93. aastal isaks sain. et see tähendas mulle siis teise kursuse talve, eks ju, põhimõtteliselt. See on päris varakult, selles mõttes, et see paneb ju iga noore inimese elu hoopis pea peale, et abikaasa oli siis koos sinuga seal Tartus. ei, abikaasa oli vanemate juures. et kokkulepe oli selline, issand, ma lihtsalt, mul tuleb kohe niisugune trauma, see kogu see laste esimesed eluaastad, eks ole, et see on nii raske ja noh, no üksinda. õnneks oli meil niimoodi, et vahepeal oli meil õppekava selline, et esmaspäeval läksin kooli, kolmapäeval läksin koju tagasi. et Aga kas mõned kirjelda õppeained natuke. oli, ta oli kuidagi, see õppekava mingil ajahetkel muutus väga niisuguseks hajali ja ei olnud kontsentreeritud ja mõned õppeained olid sellised, kus ma sain sootehnilise hariduse peal sain rahulikult liugu lasta, eks ju. et aga jah, no ja me siin vahest kolleeg Joel Jürissoniga räägime, et kui mitmesse hommikusse loengusse me üldse jõudsime. no kogu 5 aasta jooksul, et ega neid eriti palju ei olnud. No tahaks aga loota, et õppejõud olid nii palju targad, et teadsid, et need kõige tähtsamad loengud ei saa olla esimesed loengud. ja tahes-tahtmata jalakas Mihkel ikkagi pani Ja võib-olla see oli esimeseks. tema viis ja, ja, kordamine. ja sealt viilida ei saanud, et olid kindlad loengud, kus pidi kohal olema ja olgem ausad, et ega ta noh, ja siiamaani ongi see, et need õppejõud, kes sellel hetkel tundusid niisugused väga ranged ja otsapidi võtsid nagu, et nõndanimetatud kiusavad või mida iganes, siis hetkel meenutad neid kõiki hea sõnaga, seepärast et nad andsidki aluse ja mõnda õppeainet ikka mäletad siiamaani veel korralikult, et kui valus seda õppida oli. Mis olid selle tolle aja tudengi kõige suuremad väljakutsed? Mm, Lisaks oi hommikul loengusse jõudmisele.
Väljakutsed, no see oleneb, eks ju, ei saa kõikide eest rääkida, kuna sellel ajal ju hakkas see Vene rubla ju meeletu kiirusega devalveeruma, et lõpuks Kurse vanem tõi enam-vähem kilekotiga meile juba stippi, eks ju. Raha anti kilodega, mitte ühikutega ja meie olime veel see aeg, kus, ja paljud ei usu seda, aga me saime stippi tšekiraamatutes. Mm. Aga see ei aga üllata mind, sest et muidugi see 90ndate kuni 95. aastani oli veel päris nagu, no oligi. jah, ja eks ta oli ka niisugune defitsiidiaeg. Naersime, noh, raha väärtus oli ikka nii mannetu, et seesama vana teatrum Sotomikumi taga, mis see toidupood oli, eks ju, läksid sinna, nad ei tohtinud sulle alkoholi küll selle tšeki eest müüa, aga siiski sa andsid neile tšeki 750 rubla peale ja said selle eest 1 liitri viina. Mis kõlab et noh, oluliselt odavamalt kui tänapäeval. et, ja see kogu stipp oli ka läinud, seepärast 750 rubla oligi stipp. Mm. et ja noh, kõik need defitsiidid, et küll neid makarone taga ajada seal talongiga ja siis saiajärjekorras käia ja aga noh, eks muidugi üliõpilase elu juurde käib ju ka ikkagi kerge alkoholi maitsmine ja peod ja et noh, siis sellel ajal oli taksoviin oli, eks ju, mida siis sai osta või oli Tartus tehti kommertspood, siis kui mujal poes viina ei olnud, siis kommertspoes ikka oli viina, oli natuke kallim ja noh, ja muidugi ega see rahaline pool oligi nüüd kellele, kes ikkagi stippi ei saanud ja kodunt ka nagu väga palju seda raha poolt ei tulnud, et siis oli suht ellujäämiskursus oli see ülikool, seepärast et kui tänapäeva tudengid panna elama sellistesse tingimustesse, nii nagu meie sellel ajal elasime või meie võitluskaaslased, siis siis oli see jah, tõesti niimoodi, et ka meil oli, elasime köögtoas, kus WC oli hoopis teises majas. Mm. et noh, kuhu sa pidid siis jõudma, arvestades olusid ja kõik see, et noh, ega kõige suurem teema oli ikkagi see, et söögi kättesaamine ja mida süüa, kuidas süüa. et eks õnneks oli veel sellel ajal olemas piimasaal ja sellised asjad, kus sai käidud, aga Mis noh, asi on piimasaal? Räägi minu piimasaal suuga. on niisugune jah, söökla oli nagu uhkem asi, aga piimasaali võib praegu tänapäeva nimetusega öelda einela, et midagi sellist. et noh, eks ta oli, et sa ikkagi ka lugesid oma viimaseid veeringuid, et saada mõnikord lõunasööki, et noh, kodusõiduraha pidi ikka ju jääma, eks ju. et aga eks see oli üks kena niisugune ellujäämiskursus, mis oli, et siis hakkasid tulema igasugused uhked välismaa autod, seal Datsun 100 ja noh, ühesõnaga igasugused rimmakad juba sõitsid ringi ja tahtsid natuke paremini riides käia ja noh, ja poes riiete valik oli nagu ta oli ja et aga välja ujusime, võib-olla sellepärast see generatsioon ongi niivõrd elujõuline veel, et suutis sellel ajal vastu pidada kõik need raskused. No eks elu õpetab ja igal põlvkonnal on omad väljakutsed, et tänapäeval on need väljakutsed hoopis teistsugused, et isegi mina enam ei jaga ja kõike seda, mis toimub. ei taha üldse süveneda ka nende väljakutsete peale. Mm. et vahest tundub küll, et vaatad kõrvalt enda laste ja nende probleeme, et olid küll rasked ajad, aga tundus, et olid kergemad ajad ja ilusamad kui Ma praegu. arvan, et see on osaliselt seotud ka selle valikulise mäluga, sest et paratamatult me mäletame paremini ja rohkem neid häid ja ilusaid aegu, kui et selles samas perioodis olevat sellist halba ja negatiivset, sest et ükskõik, kui raske ülikooli ajal ei olnud, ükskõik, kui palju ei nutetud ja kui palju ei kukutud läbi või mis iganes, et ikka mõtled, ah, oli aeg. Ja
ja mis ei, loomulikult. oli see üks asi, mida sa väga-väga igatsed ülikooli ajast tänasel päeval? Ma arvan, et ikkagi on see, mida igatseda, on see seltskond ja see akadeemilisus. Et ja see läbisaamine, mismoodi ikkagi ülikoolis tudengid omavahel läbisid ja kui palju sai ikkagi koos oldud ja pidusid pandud ja kõike seda poolt, et noh, betonis kasvõi pandi laud keset koridori, üks toaseltskond läks välja sinna koridori peale, pani viinapudeli laua peale, sakuskad ka, hakkas vaikselt pidu minema ja varsti oli pool koridori oli ju rahvas seal, eks ju, et noh ja see kuidagi, ma ei oska tänapäeva tudengite kohta öelda, aga võib-olla jah, et sellel ajal oli, siis ei olnud Facebooki, siis ei olnud sotsiaalmeediat, ma suhtlemine just käis küsingi, näost et näkku. sotsiaalsus on liikunud hoopis teistsugustele kanalitele tänapäeval. jah, ja võib-olla oli ka see, et me õppisime nagu üksteisega rääkima ja suhtlema sõna otseses mõttes näost näkku ja probleeme lahendama näost näkku, et mitte ei susisenud kuskil nurga taga. võib-olla ongi see, et see sotsiaalne kooskäimine, kogu see kihvt seltskond, kes see 5 aastat oli seal, eks ju, mitte ainult enda kursus, vaid ka kõik ülejäänud ülikooli omad, et noh, jah, et kui mina kooli astusin, siis ta oli, et elu parimad aastad, nii nagu Epale kombeks, aga nalja tegime siis, et kui me lõpetasime, oli EPMÜ ehk siis Eesti Pimedate Majandusülikool. et Mhm. ja siis ta muutus M1. et ja ta oli niisugune, et noh, ta andis elukogemuse sulle, ta andis sõbrad-kolleegid eluks ajaks, aga ma arvan küll jah, just see, et lahe kooskäimine, olemine, vaba suhtlemine ja kusjuures ka mingist hetkest ju ka õppejõududega suhtlemine muutus hoopis teisele tasemele läks, et peale 4. kursust siis Jalaks Mihkes ütles, et noh, nüüd me võime hakata üksteist vaikselt kolleegideks kutsuma, Mhm. et olid ta eksami ära teinud, ja just see niisugune vaba suhtlusõhkkond sealsamas ülikoolis ja teaduskonnas, et see oli hästi lahe. Pärast ülikooli neid viimaseid päevi diplom anti kätte ja sul oli aeg hakata tegutsema. Kui kindel oli see tunne üldse veterinaariamaastikul hakkama saada? noh, eks ta suht niisugune, ei osanudki midagi nagu arvata asjast. no vaata, nii nagu me oleme koolist, tuleme kõik, oi, me oleme kõvad tegijad, lööme rusikaga rinnale, et mina ja maailm, eks ju. et aga mul oli töökoht olemas, olin siiasamma Kose kanti Kuiva farmerisse suurloomaarstiks, veisearstiks ja tegelesingi ainult teatud ajani ainult siis lehmadega. Me kuskilt kõrvalt midagi ei vaadanud, et seal oli suht palju vaja ära teha, kuna see aeg oli see, et 95 oli juba need, kus praksised olid suuremalt jaolt kõikide endiste sovhooside, kolhooside peavetarstide käes, eks ju, kes käisid nagu enda lautasid teenindamas. ja eks oli sama probleem, et loomaarste oli ka vähe, et kes sai selle võimaluse, see läks, tegi, kellel oli ettevõtlus, see hakkas teenindama ja tahes-tahtmata, aga kui oli noh, suurem kari, siis ta eelistas nagu enda loomaarsti ja kuna seal oli ka tutvus ees mul ja ma olin ka seal aasta ühel praktikal olnud, et siis nagu esialgu nagu kartust, et töökohta ei ole, seda ei olnud, aga aga see vesi, kuhu ma hüppasin, see oli kuramuse külm ja väga-väga sügav. et noh, põhjus mõttes, et kooli läksin, olin 0, koolist tulin välja, olin -1 Kuidas sa sellest tasemega. välja ujusid? et eks Krampidega? ja just, aga eks seal ka taga oli jälle need samad vanemad kolleegid, seesama doktor Nurmik, kellel sai helistatud, küsitud, siis piirkonna volitatud veterinaararst doktor Pihlapson. et noh, ma ei ole kunagi kartnud seda, et ma ei, nagu noh, ütleme nii, et ma julgen alati küsida kellegi käest nõu
mitte ise pusida, eks ju. Ja ma olen ka noortele alati öelnud, et kui on, siis küsige palun vanemate kolleegide eest, kõike ei pea teadma. Ja eks nende know-how tuli seal kindlasti appi ja muidugi ka selleaegne ülemus oli hästi niisugune mõistev ja sai aru, et noh, natuke tuleb ikka aega atra ka anda seada, et muud moodi nagu ei ole võimalik, et kui kohe hakkad sajaga nõudma, et siis on see läbipõlemine päris jõhker. Et no kõigepealt enne, kui ma loomaarstiks sain, siis ta kutsus mu välja juba peale kooli lõppu, kas juulikuus, et kuule, meil on seemendustehnikut vaja. No siis ma jõutasin pool aastat mööda erasektorit ja mööda suurmajandeid seemendajana ja septembrist alates siis loomaarstina sinna kõrvale. Ja minu jaoks ütleme niimoodi, et igasugused küünistavad ja hammustavad tegelased olid täiesti välistatud. aga Et miks? ma olin kindel, vot jah, mina ei käinud seda väikelooma poolt juurde, nii nagu Seda ei siin teised õpetatudki kolleegid. ju. No ikka mingil määral oli, noh, tõsiselt minimaalsel määral, aga oli seda väikelooma ka. Ja ma olin kogu aeg suurlooma peal olnud, tulles ise sootehnikuna, eks ju, tead seda lehma hingeelu ka natuke rohkem ja tead, mismoodi ta käitub ja kuidas temaga käituda ja mida ta sööb ja nii edasi. Ja need vasikasilmad. Endale ei saa vastu. Just ja siis oligi see, et esialgu oli tõesti niimoodi, et ei tahtnud, aga mingil hetkel nagu hakkas juurde tulema seda väikelooma tahes-tahtmata, mingi aastakene ma olin olnud. Ja siis hakkasid need kohalikud laudanaised seal oma kasside ja koerte pärast muretsema ja siis hakkas tekkima see aeg, et päris ei olnud, et kass on nagu must paar sokke, et noh, visatakse prügikasti, eks ju, või katkine paar sokke. Ja, ja siis aastal 98, kui me olime Joel Jürissoniga seal teinud mõned lõikused, lauta sai tehtud eraldi ruum, kus siis sai lõigatud ja väikelooma vastu võetud. Tänud tööandjale, et ta võimaldas seda üldse, et tema pinna peal tehakse eraäri kõrvale. Ja siis 98 tegi Indrek Tammemägi ettepaneku, et kas ma ei taha ära osta Kose loomakliinikut. Ja siis nii nagu me Joeliga olime Tartus ninapidi koos olnud ühes korteris, eks 5 aastat ja suhelnud tihedalt, siis ma tegin sama ettepaneku ka Joelile. Ja Joel on alati visiooniga ja tuleviku vaataja olnud, et aga miks ka mitte. Ja siis me sukeldusime sinna järgmisse sügavit. Ja siis Et tulid need hammustavad ja kriimustavad loomad ka juurde, onju. just ja siis sealt ta nüüd hakkaski, et ega me jah, selle raha eest, mis me maksime, me saime siis kliendi andmebaasi, nime Kose loomakliinik, opilaua ja opilambi ja ravimit tuli juurde osta lisaks, eks. Et aga ma arvan, et seda ostu ei ole kunagi vaja kahetseda olnud, et asi läks, mina hakkasin siis noh, ütleme nii, et põhikohaga ei saa öelda, et oli suurloom ja väikeloom kogu aeg on minul jooksnud paralleelis. Ja siis Joel hakkas ka aeg-ajalt siin jälle ka tööd tegema ja nii ta läks, et muudkui aga kasvasime ja siin me nüüd oleme siis. Ja mõni küll ütleb, et Kosel ka loomakliinik, ma ütlesin jah, et ma olen tõesti perifeerias oma loomakliinikuga, et ma tervelt Kose keskväljakult asun 350 meetrit. Põhimõtteliselt linnavalitsusega samas kohas on ju, või vallavalitsusega. Just, et jah, ja mõni imestab, ütles, et jah, et me oleme juba olnud üle 30 aasta Kosel. Need esimesed aastad külmas ja sügavas vees supelda, ma kujutan ette, et see oli niisugune õudust tekitav. Aga kas sa mäletad neid esimesi edulugusid, mis kuidagi, et võib-olla tekitasid tunde, et kurat, ei, Priit, ma saan hakkama. Ma arvan, et esimene edulugu väga kaua end oodata ei lasknud. Ma olin arstina vast tööl olnud 4 kuud, kui tuli esimene lehmakeiser.
ja siis assistendiks oli üks traktorist, seemendustehnik ja mina siis arstina. Seemendustehniku kohustus oli see, et ta võttis säreõpiku teatud õige koha pealt lahti. aga et, milline oli see et sisemine kõne, et sa vaatad, sa tead, et no nüüd tuleb keiser, et mida sa iseendale pidid ütlema või kuidas sa ennast rahustasid või mõtlesid, et ah, kurre, ei teeme ära nüüd? et ega jah, ma olen natuke, mul on kolleege, kes on nõus kohe noa kätte võtma. Ma ikka proovisin küll ühtepidi ja teistpidi, aga sellel ajal seda ei olnud sünniabivarustus ka seal laudas korralik olemas ja fetotoomist me ei saanud üldse rääkida, muidu oleks võinud selle vasika ära fetotomeerida. Nüüd nendele, Et kes ei tea terminit, kohe siia vasik, ühesõnaga, et jah, vasikas tükeldatakse emakas ära ja võetakse jupikaupa välja. ebameeldiv termin, aga peab tegema vahel. Just, et päästa lehma elu. Ja siis ega seal ei olnud, vaatasin seda operatsiooni ristastikku, skalpell, mis oli siganüri, mõned veresoone sulgurid, hästi nüri õmblusnõel ja üks punt kätkutit. Mm. Aga noh, kui me saime ikkagi selle vasika kätte ja vasikas oli küll väärarendina ja surnud, et noh, vahet ei ole. Ja see lehm pärast tervistus. Et see oli nüüd üks esimesi edulugusid ja peale seda jah, nagu sai julgemalt skalpelli juba kätte võtta, aga ma olen ennem niisugune kaalutlev enne, kui kohe lähen lõikama. Üritaks mõõdad teiste asjadega üheksa hakkama korda. saada. jah, ja eks need võib-olla niisugused noh, jälle kuidas öelda, et niisugused rohkem meeldejäävama edulood on kindlasti seotud erasektori kutsetega, eriti kui sa läksid kuskile memme ja taadi tallu. Hommikul kell 4 kihutad välja, just kõige magusam uneaeg. Ja sul on vaja see vasikas seal välja tõmmata või on lehmal poegimisalvatuseks. Ja poegimishalvatuse korral, et noh, lõpetad süsti ära ja räägid juttu ja leht tõuseb kohe seal kõrval püsti, et noh, väga, väga mõnus. Teine Efektne. saad selle, jah, et saad vasika kätte sünniabi korras, vasikas on elus, leht tõuseb püsti, vasikas läheb imema ja siis memm selleks ajaks, kui sa oled selle vasika seal aidanud ka veel ära joota, eks ju, selle aja peale on sul seal heinapaki peal on aurav must kohv ja värskelt tehtud pannkoogid. Ja muidugi see, et alati oli pesukauss sooja veega, seebiga ja ma ei tea, miks nad armastasid, aga alati oli valge käterätika sinna juurde pandud. ja Et tegelikult. kus see mõte tuli, et valge, aga noh, see oli see vahvelrätik, mis oli igal pool saada, et nõnda nagu köögirätik, eks ju. ja. Aga just need memme-taadi juures käimised ja need öised väljakutsed nagu just väikestesse lautadesse, väikestesse farmidesse, need on nagu kõik see rohkem sellest perioodist meelde jäänud, et noh, see suurlooma arstina suurfarmis, see oli no, vahepeal tekkis niisugune tunne nagu stamptööna teed seda ja konveieris. Aga niisugused väljakutsed, niisugused sutsud, need olid hästi lahedad ja vahest, kui õnnestus mõni selline asi, mille kohta öeldi, et näed, et me ei uskunud, et sealt välja saab tulla või et ka nii on võimalik teha. Et eks muidugi selle ajani, kui me koolis olime, siis see veterinaaria suht seisis oma arengult aastast 65-75, eks ju. Ja 95 siis hakkas juba veterinaaria ju arenema igas suunas, nii väikeloom kui suurloom. Uued mõttelaadid tulid peale ja kui mõne väikse know-how edasiandmisega sa said selle tootmise paremaks teha, siis oldi sulle tänulik ja siiamaani on mõni laud, kus lähed sisse ja noh, kus juba enam loomi ei peeta, aga omanik ütleb, et näed, et doktor tuli külla, eks ju, et noh, sellised asjad on nagu niisugused jah, mis jäävad meelde ja kahju, et neid memmetaadi talusid on nii palju ei ole. Et need on nagu minevikku vajunud.
noh, ega nüüd ju tänapäeval enam neid suurloomi memmede taatide poolt enam ei hoita ka nii väga, et need olid ju siis need, noh, mäletan oma vanaema, kelle jaoks tema elas ainult oma lehma pärast, et nii kui see lehm ära võeti, siis ega seal kaua aega ei läinud, eks ole, et noh, see on nende elu ja nad ei teagi mitte midagi muud. ja nad olid nõus ka sulepadja ja vatiteki sinna lehmale lauta viima, kui vaja oli, või seal kõrval magama. et siin no soe noh, oli ju. ja tänapäeval et vabapidamislaudad, seal tuul uhub ja täitsa jahe on, aga vanasti laut oli kõige soojem koht, noh. Nüüd on kõige soojem koht laudas looma tagumik. nojah, et nii ta on ja need, noh, ma olen kogu aeg öelnud ja ka naljatledes öelnud, et mulle meeldib ja see on kusjuures äh, Mihkel Jalaka nali, et kõige parem on sünniabi anda niimoodi, et kodus sooja teki all ja pea pehmel padjal. Et telefoni teel nagu sünniabi ära anda ja see õnnestub, siis on see väga lahe. Et ja on neid, noh, neid naljakaid juhtumeid on, aga siin ikka on vahest küll nagu sai urjutatud vanainimest, et see, et sa seal lehma kõrval magad, ega see tema poegimist ei kiirenda. Mine rahulikult tuppa tagasi, et sa ei pea seal olema ja jalga hoidma talle, et küll ta tuleb, kui tal see aeg käes on. Et jah, need olid need ajad. aga nüüd ma ei tea jälle kronoloogilist aspekti, aga meil siin saates ei ole väga räägitud volitatud arsti tööst ja sinul on selle osas väga palju kogemusi. Mis loom see volitatud loomaarst on? Noh, ütleme nii, et ta on suht, kuidas sulle nüüd öelda, et väljasurev tõug või liik. Et eks meid on väheks jäänud, aga see on ka reformide käigus ja võib-olla noh, ma olin üks neid, kes seda reformi alguses ka pea nõuhauga juures olin ja vaatasime, kuidas oleks parem. volitatud vetarst oli üks niisugune huvitav loom, kes siis esialgu olid nad nõndanimetatud käepikendused veterinaarjaoskondades. olid veel niisugused asjad olemas Eesti Vabariigi alguses. ja, ja siis noh, anti nagu teatud piirkond, kus ta siis tegi riigi käepikendusena just riigitööd, mitte ravitööd, aga just seesama riiklik tauditõrjeprogramm, vaktsineerimised, verevõtmised, kõik muu selline asi. see, mis puudutas kõik tauditõrjet ja selle kontrolli all hoidmist. ekslikult on arvatud see, et kui oli valla volitatud vetarst, et ta pidi kõiki koeri, kasse ka ravima. ei olnud niimoodi. see on erapraksis, see ei puudutanud üldse asja. ja mina olen aastast 97, tähendab 98 olnud volitatud vetarst. et esialgu Kose valla peal, siis edasi Kose-Kõue vald, siis tuli Kose-Kõue-Raasiku vald ja Anivald tuli ka takkaotsa koos, kui kolleeg Joel Jürisson teiselt poolt vastu tulema hakkas ja noh, nüüd me teeme siis kahekesi Harjumaa ja pool Lääne-Virumaad. Mis on see töö? see töö on ikkagi see, et uuring, tähendab, noh, tänapäeval on ta küll natuke lihtsam, kui ta oli siis, kui me alustasime. kui ma alustasin, siis oli 100% kõik karjad, kõik loomad pidid vereproovid võtma, tuberkuliinimised tegema iga aasta. nüüd on ta siis siin valikuliselt kas 4 aasta tagant, 5 aasta tagant, kuidas kari satub, kas ainult vereproovid või ainult tuberkuliinimised ja tuberkuliinimised alates 24. elukuust, et noh, neid asju on nii kaua, kuni loomaomanik maksis selle looma uurimise eest, loomaarsti töö kinni. nii kaua tuli kõik ära teha. aga siis, kui hakkas riik kinni maksma, siis leiti, et teatud protsent karjadest annab juba Samas valimi. olukord läks ju ka järjest paremaks just tänu ka sellele vaktsineerimisele ja preventatiivsele tööle, et selles mõttes, et ja jah, seda üks asi kindlasti. on see, kes maksab, aga teistpidi ka töö on andnud vilja ja see on ka üks asi, mida loomaarst peakski jah, oluliselt rohkem tegema, on ennetustöö. just, et tänu sellele samale volitatute tööle neid kolleege oli ju väga palju Eestis ja noh, olgem ausad, et ega see episoodiline olukord, mis meil praegu Eestis on, see on tänu sellele samale volitatute meeletule tööle.
et neid ei kiputa nagu meeles pidama, aga nad on väga kõvasti ära teinud selle jaoks, et Eesti on leukoosivaba, brutselloosivaba, eks ju, tuberkuloosivaba. Et kõik need asjad on kontrolli all. Et loomad saavad vabalt liikuda Euroopa Liidu siseselt. Et noh, et see on kõik sealt nagu selle volitatute poole pealt. jah, ta on niisugune hämar teema, keegi ei saa aru, mida see tähendab, aga me oleme jah, need, kes teevad ära nagu riikliku tauditõrjeprogrammi, need tööülesanded täidame ära. Et sinna alla käib ka siis marutaude vastu vaktsineerimine, kassid-koerad, eks. aga nüüd siis praegult on suu- ja sõrataud hästi aktuaalne, et Eesti kardab seda nagu kulutuld ja peakski kartma. Mida see sinu jaoks tähendab, kui nüüd volitatud loomaarsti jaoks? Minu jaoks ega ta, mis ta, mis ta nüüd rohkem, et hetkel on niimoodi, et ikkagi keskendumine on volitatud vetarstina sinnapoolde, et ei jookse ühe päevaga 6-7 karja läbi, eks ju. Et kui käid mitu karja, siis ikkagi arvestades bioohutusmeetmeid, vahetad riided, vahetad jalanõud, mida iganes. Et ja samas üritad ka loomaomanikel seda selgeks teha, et kuidas käituda, et ennetada, et ei ole vaja, noh, olgem ausad, mina olen seda poolt, et sellel aastal ei ole vaja avatud talupäevasid teha suurfarmide juurde ja igale poole, et me ei tea, kuskohalt inimesed tulevad või kellega nad on enne kokku puutunud, eks ju. Et ja volitatuna ega ta rohkem nagu suuga töö tegemist tähendab, et kuniks teda ei ole ja loodame, et teda ei tule, et las ta istub seal Ungaris, olgu seal on hea soe, ärgu siiapoole üldse vaadake. Et ja see on ausalt öeldes noh, tõsine hoop, kui ta tuleb, et igale poole meie toidujulgeolekule on see ikka tõsiselt ränk. Et Juba circa praegult on see noh, liha hind päris kalliks läinud tavakodaniku jaoks, mitte siis lihamüüja jaoks või lihakeha müüja jaoks. Et kui see suu- ja sõrataud ka tuleb, siis no kaasa olla, siis ma juba vaikselt kogun sügavkülma endale seda soodsat liha, nii et just, et ega ta jama on jah, et kõik see ja kuidas noh, kui on tõesti need nakatumised ja need suured hukkamised ja kõik see, et alles meil oli noh, kogu see jama selle sigade Aafrika katkuga, kui need suurte karjade hukkamised olid ja kuidas need õnnestusid või ebaõnnestusid või noh, mida iganes, et eks riik õpib alati oma vigadest ja kedagi ei ole ka süüdistada, et noh, midagi ei ole teha, see haigus tuleb sisse. Ta tuleb iga kord erineval moel, eks ju, kuigi meil on suu- ja sõrataud Eestis olnud kunagi, et aga nüüd on ta teistmoodi. Et aeg on edasi läinud, situatsioonid on edasi läinud. See oli, siis oli suht karm, oli miilits pandi tee otsa seisma ja istus seal, eks ju, kedagi koju ei lastud ja ega inimesed ei liikunud ka nii palju, kui nad tänapäeval liiguvad. no ja just ka võib-olla rahvusvaheline liikumine on ju nii aktiivne, Just, need rekkaid, kes sõidavad siin edasi-tagasi päevas ja rahvusvahelist on metsikult suur hulk ja nemad jah, võivad eriti, samamoodi tuua. eriti see loomade transport, et olgem ausad, Samamoodi. see on ikka tõsine teema ja eks siin on need suuremad piimatootjad ikka on omale teatud nõuded juba paika pannud, et kes juba teeb desoväravaid piimaautode jaoks ja enam nõndanimetatud laibaauto territooriumile ei saa ja nii edasi, et noh, eks ta on niisugune loomaomanike ja loomaarskonna koostöö, et siin ei ole midagi teha, et seda ära hoida. no eks hetkel ongi rõhk ennetusel, nii või naa. ja seda kindlasti. Et siin küll on see, et vahepeal visati välja õhku, et aga miks me ei vaktsineeri. Ei saa kõige. Vaktsineerimine ei ole ennetusmeetod suu- ja sõrataudi puhul. Vaktsineerimine on tõrjemeetod ja juhul, kui vaktsineeritakse, siis on päris pikaajaline piirang, kui siit vabariigist ei lähe mitte üks lihatükk välja ega ükski loom välja. Ja see Et, jälle pärsib majandustegevust. just, Et see on nii palju on selliseid agasid ja kui juhtub nii, siis läheb nii, et
see loomaarsti töö oma olemuselt on hästi mitmekülgne ja väga oluline, sest et meil lasub väga suur vastutus ka rahvusvahelise majandustegevuse heaolu osas. Jaa, olen sinuga nõus, et tegelikult noh, nii nagu Eesti Loomaarstide Ühingu kunagi nüüd lause oli, et loomaarst ravib ühiskonda, eks ju. Mis on küll laenatud sentence, aga noh, ta tegelikult õige on ja mina olen kogu aeg siin ka tuttavate seltskonnas öelnud, et tegelikkuses loomaarsti hariduse andmisel peaks ühe osa rahastusest võtma enda peale Sotsiaalministeerium. Mm. Seepärast, et kui kass ja koer on terved, siis on ka see peremees ja memm on terved, Mhm. läheb haigekassa raha vähem. Kui on kass-koer haige, noh, memm on ka masenduses, läheb jälle apteeki ravimeid ostma, läheb jälle. Et ei ole ainult haridusministeeriumi poole vaja vaadata ja regionaal- ja põllumajandusministeeriumi poole vaadata, et on ikkagi ka Sotsiaalministeeriumil asja. Absoluutselt nõus, sest et nüüd alles eelmise aasta kevadel tuli välja ka üks väga põhjalik uuring, kus vaadatigi seda, kuidas lemmikloomad ja inimesed omavahel suhestuvad ja human-animal bond ja kui oluline see on. Aga sa ise ka juba puudutasid Eesti Loomaarstide Ühingut. Mis juhtus sinu elus, et sa, noh, ütleme nii, andsid sõrme, võeti käsi, jalg ja kogu Priit Koppel. Räägi sellest teekonnast ühingulises tegevuses. Jah, eks ta niisugune kuidagi takkajärgi hakkad mõtlema, siis sa ise ka aru, mis paganama pärast kogu see asi toimis, aga noh, ju ta nii oli, et tegelikult oli see, et kui Paul Mõtsküla sai presidendiks, siis mina olin üks juhatuse liige. Siis oli juhatus oli 7-liikmeline ja mingil ajahetkel, kui Paul ütles, et ta hakkab nüüd ametit maha panema, et, et kas ma olen nõus seda võtma. Ma ütlesin, noh, hea küll, et see, eks need ajad olid niisugused keerulised nii organisatsiooni jaoks kui loomaarskonna jaoks ja noh, aasta siis oli ju 2006, eks ju. Et päris noh, pingsad ajad nii eraettevõtluses, põllumajanduses ja natukene ka reforme ära tehtud, et kui esialgu meil oli üle 300 liikme ja nad maksid nii mannetut liikmemaksu, siis reformimise käigus ju koheselt sai liikmemaks üles tõstetud ja meil jäi järgi 160 liiget. Teised astusid välja, seepärast et noh, aga tänu Paulile tuli organisatsiooni nagu uus hingamine sisse, et eelmised juhatused, no kõik juhatused on väga head tööd teinud, aga lihtsalt aeg muutus, eks ju, tuli teistmoodi suhtuma hakata, et tuli minna turumajandusse organisatsiooniga, teha end sõltumatuks nii ministeeriumist kui ka Veterinaar- ja Toiduametist sellel ajal, et ajada loomaarskonda suhtes positiivset poliitikat ja kaitsta loomaarsti natukene, siis tuli need sidemed läbi lõigata, rahalised sidemed, et muidu oli kogu aeg, et vibutati sõrme, et ära hammusta seda kätt, mis sind toidab, eks ju. Ja siis Paul tuli minu juurde ja istusime minu juures ja rääkisime ja siis ma ütlesin, et hea küll, et ma olen nõus küll, aga sellisel juhul on presidentuur on 3 aastat, mitte 4 aastat. Siis No, on 4 aastat. selle klausliga, et no 3 aastat ma olen nõus, et aga see 4. Kohe aasta jõuame kulminatsioonini, et 3 just, aastat. et Mis juhtus? et ja siis ta nagu läks ja no läkski nii kaua, et ma olin siis 5 presidentuuri ehk siis 15 aastat president. Et eks ta oli see, et keegi ei tahtnud, samas noh, kuna see juhatus ka töötas väga hästi, kellega ma koos alustasin ja osadega kuni lõpuni välja, et siis oli ka, kuna nad olid edumeelsed, küll sai siin ju
tänu kolleegidele ja juhatuse liikmetele küll aasta loomaarst välja toodud, elutöö autasu välja toodud, siis fotokonkursid, jah, igasuguseid muid meelespidamisi ja samas ka sai otsitud, hakati otsima hüvesid, küll siin erinevaid kindlustusi liikmeskonnale ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See oli aeg, kus noh, me kõik üritasime midagi ära teha selleks, et loomaarstil parem oleks Eesti Vabariigis, et see aeg hakkas juba ümber saama, nii nagu ma rääkisin, kui siin enne oli see memme staadist, et siis ikkagi loomaarst läks sinna looma juurde, siis ta oli härra. Mingil hetkel kadus see ära ja loomaarst oli enam-vähem samale levelile löödud nagu lüpsja või karja või midagi niisugust, eks ju. Et noh, loomaarsti ei võetud kui koostööpartnerit enam, vaid teda ei võetud kui tuluallikat, teda võeti kui kuluallikat. Et ta tekitab ainult kulu, mitte ei too sisse tulu. Vahet ei ole, et preventsioon ja kõike sa teed. Ja siis ka, et kaasa rääkida siin rahvusvahelisel tasandil selles samas seaduseloomes, kus Paul juba alustas hästi intensiivselt FE ja UWP poole peal, Euroopa Loomaarstide Föderatsioon ja siis, et kuna sealt hakkasid tulema ju seadusandlikud aktid Eesti poole peale, et selleks hetkeks, kui Eesti nüüd Euroopa Liitu astus, et oleks ikkagi seal ka meile positiivsed tulemid antud õigusaktides, mitte ainult Saksamaale, Prantsusmaale või mõnele muule suurriigile positiivsed asjad, eks ju. Et ja eks see rahvusvaheline õigusloome oli üks ja õnneks oli meil see Põhjamaade, Baltimaade grupp, kellel oli hästi palju hääleõigust, et suht palju nõtrusi sai seal maha materdatud. No olgem ausad, et kui Itaalia ja Hispaania tegid ikka niisuguseid ettepanekuid, et noh, nende riigis on see võimalik, nende keskmine temperatuur on märksa kõrgem kui meil siin Põhjamaades, eks. ja ravimite hoidmised ja kõik see, et noh, need on nende jaoks jahe oli hoopis teine temperatuur kui meie jaoks jahe, eks ju. Ja täpselt sama ka siseriiklikult ikkagi nii palju kui vähegi sai kaasa rääkida, et õigusaktides kaasa rääkida. Eks see oligi nagu see missioonitundest panid ja noh, panidki missioonitundest, kuni lõpuks said aru, et kurja, laps on juba täiskasvanud, juba on lapselaps et nagu vahepealne elu suht palju läks ikkagi see ühiskondlik elu, olgem ausad, võttis kuskil 50% juba su igaspäevaplaanist ära. Ja seda veel ilma rahata teha, eks ju, et noh, ja kummardus juhatuse liikmete ees nii eelnevatele kui tulevastele ja kõigile, kes ka praegu seda Eesti Loomaarstide Koda veavad, et see töö ei ole kerge, et jõudu tööle ja noh, ta oli niisugune omaette väljakutse, et enne seda olin ma olnud Kose Lions klubi president, et kergelt oli nagu mekk juba teada, mida see presidendi koht tähendab. Aga eks ta muidugi esialgu oli suht niisugune raske alustada, et vaata, see oli see aeg, kus ega ühtegi vana juhatuse, noh, mina ja Jaan vanast juhatusest jäime, eks ju, ja president läks ära, aga noh, president ju käis kõik need väliskoosolekud ja kõik need ja siis sa lähed esimesele koosolekule, sa oled nagu tumm leilis. Sa ei tea, mida öelda, mida küsida, millest nad räägivad, jube tarka juttu ajavad. Ja Muhvigi aru ei saa. Eks ole. Just. Ja kõik on veel inglisekeelne või saksakeelne, oleneb piirkonnast, eks ole, et sa peadki väga kiiresti orienteeruma, pluss oskama ju ennast ka väljendada selles võõras keeles seadusandlikus aspektis, mis on eraldi täiesti tase. Ja kuna siis olid veel need ajad, et arutati kõike seda liitumisteemat ja seda teist poolt ka, et ja siis muidugi hullulehmatõbi sattus sellesse aega, kui hakkasid need teemad pihta ja see oli linnugripiga oli see, et ma naersin, et ühest lennukist väljuvad sakslased, poolakad, eestlased, lätlased, leedukad ja Baltimaad suunatakse läbi Teso värava ja teised lähevad Teso värava kõrvalt. Noh, nii.
no ja, kuigi nad on ühes, arusaadav, eks kuigi ole. nad on ühes lennukis olnud, eks ju. Selles mõttes, okei okay. Et nagu suht naljakas oli see, ja aga ta jah, oli niisugune huvitav aeg, väljakutsete aeg, eks ta tegu, noh, viis su tavarutiinist välja ka. Et ikkagi ja õpetas väga palju lugema ise seaduseid, kirju kirjutama niimoodi, et ka jurist sellest aru saab, mis sinu mõte Mhm. on. Ja ise lugema juristi kirju, et ta oli niisugune takkajärgi võttes oli ta kihvt aeg. Õnneks selleks ajaks, kui ma võtsin presidendi kohused peale, oli juba see aeg, kus ma 24/7, 365 jutti panin loomaarsti tööd. Olin juba nii palju vanemaks saanud, et juba ja klientuur oli niivõrd palju käes, et oskasid teatud töödele ei öelda või edasi suunata. Et aga eks ta jah, oli lahe aeg ja ma ütlen, et kui sul on juhatus, kes töötab, igaüks teeb oma rida, siis ei ole see nii raske. Sa rääkisid asjadest, mis sulle juhatuses ja presidendiks olemine andis, aga mis ta võttis? Nojah, neid närvirakke annab ikka kokku lugeda, mis ta ära võttis. Ja kindlasti neid halle juukseid tuli ka päris kenasti sinna juurde. Magamata öid, no ka, et see, et ikkagi suht palju oli niisugust aega, kus ma ütlen, et tõesti nagu laps kasvab, täpselt niisugune tunne, nagu laps oleks käinud internaatkoolis, eks ju, et tema nägemine mingil hetkel oli selline, aga noh, eks ta oli, et kuidagi see lapsepõlv läks suht kiiresti minust mööda. Täpselt niisugune todaks aeg, kui ta kasvas, eks ju. Kas sa selle võrra kompenseerid nüüd vanaisaks olemist? Oo jaa, need sipsikud on niisugused rüblikud, et ja nad on suht lähedal, 5 kilomeetrit ainult ja suht tihti meie juures, et eks jah, üritan nendega nii palju aega viita kui vähegi võimalik, aga noh, lastelastega on alati üks hea asi. Need saab ära anda. sa saad nad tagasi anda. Aga kas sa soovitaksid niisugusele tänapäeva tavaloomaarstile olla organisatsiooni liige? Tänapäeval siis Loomaarstide Koda. Ausalt öeldes mina olen kogu aeg võtnud seda, et olles ja töötades Eesti Vabariigis loomaarstina, on eetiline kohustus olla organisatsiooni liige, kuna kõik teised sinu kolleegid, kes kuuluvad organisatsiooni, maksavad sinu kui mittekuuluja eest ära esiteks rahvusvahelised liikmemaksud. Olenemata sellest, kas ta on või ei ole liige. Just, et ja nemad kannavad seda maksukoormust ja olenemata, kus valdkonnas te tegutsete. Kui teil on kutsetegevusluba ja te ei kuulu organisatsiooni, siis teised kannavad teie liikmemaksukulud, Euroopa kulud ja maailma kulud. Kas ei ole mitte isegi niimoodi, et isegi kui sul ei ole litsentsi, aga sa oled veterinaarse haridusega ja tegeled veterinaaria valdkonnas, noh, ühesõnaga. Just, et kui sinu sissetulek on seotud veterinaarmeditsiiniga, haridusega, jah, selles suhtes küll, jah. Et see on nüüd see FE poole pealt, et UEV poole pealt on praktikute pool. Ja FEKAVA tead sina väga hästi, kuidas sealt see maks arvestatakse. See on liikme poolt, jah. Just. Aga jah, et sellest. Ja teiseks on see, et see seltskond on, noh, kus sa veel saad oma kolleegidega rohkem kokku ja natukenegi mõjutada ka enda heaolu, kui sa ei kuulu organisatsiooni. Jube hea on öelda, mitte midagi ei tehta, eks ju. Aga tule ja tee ja minu jaoks on ta eetiline kohustus ikkagi kuuluda organisatsiooni. Et see organisatsioon võitleb sinu eest, et sul oleks lihtsam antibiootikumide aruandeid teha või vaktsineerimisaruandeid, eks ju. Need seadusandluse poole pealt, et oleks nagu
sulle soodsamad võimalused ja kõik see, et aga see on organisatsiooni ja organisatsiooni kuuluvate inimeste töö olnud, et seal, noh, see on nagu, kui sa ei kuulu sinna organisatsiooni, see on nagu liugu laskmine teise turja peal, enda naabrimehe turja peal. Et igal juhul lahe, noh, mina ütlen, et mina olen eluaeg sinna just eetilistel kaalutlustel kuulunud ja minu jaoks ta on selline koht, kuhu on kihvt kuuluda. Et see seltskond on niisugune juba, et ja see on see koht, kus sa saad tõesti ise kaasa rääkida, ise toimetada. Seal on see, kus sinu sõna ka midagi maksab. Võib-olla sellest midagi muutub see, kui sa ei kuulu sinna ja vaikselt omaette sauna taga sosistad ja kirud, see ei muuda mitte midagi. Eks iga inimene peab vastutuse ise võtma, et seda ei saa ka niimoodi vägisi anda, kuigi Ja muidugi. võib-olla isegi nagu sunnitakse või antakse, aga kokkuvõttes me ise oleme need, kes teevad selle organisatsiooni, me ise oleme need, kes teevad Eesti veterinaariamaastikku, me ise oleme need inimesed, kes loovad selle veterinaarmeditsiini kultuuri, loomade heaolu, vähemalt eetilise poole, et igal loomaarstil on vastutus ja oleks suurepärane, kui igaüks tajuks ka seda vastutust ja suhtuks sellesse natuke tähtsamalt või natuke paremini. Just loomaarstid võiksid vaadata peeglisse igal õhtul ja nad peaksid olema suuteline peeglisse vaadates ütlema endale teie. Ütlen ma alati seda. Et kui sa seda ei suuda, järelikult on midagi valesti. Priit, nüüd on jälle uus ajastu, nüüd on meil Eesti Loomaarstide Koda ja sina oled nüüd järjest vähem olnud seotud ka juhatuse või nõukogu tegevusega, mis on niisugune ka loomulik areng ühtepidi, aga teistpidi. Ma mõtlen, et igasugused muutused tulevad tihtipeale ikkagi natuke nagu raskelt ja kuidas oli sinu jaoks see üleminek, kus sa liikusid siis koja juhatusest, presidendi positsioonist juhatuse positsiooni ja niimoodi nagu järjest rohkem eemale sellist igapäevasest põhitööst. Mis tunnetega see kõik toimus? Ausalt öeldes siis, kui ma andsin oma presidendi koha üle Madisele, siis ja olles ise juhatuse liige, see oli nagu loomulik käik, et ma olin enda jaoks selgeks mõelnud, et ma taandan ennast ja jään vaikselt, hakkan tahaplaanile, aeg on ümber, las teised toimetavad, noored tulevad uute ideede, uute mõtetega peale, et vahepeal juba kuulsin kommentaari, et loomaarstide ühing on liiga Koppeli nägu. Et ja noh, kui nüüd see koja teema oli, et iseenesest ja hakati koda arutama, noh, olen ka olnud aegade algusest saadik koja pooldaja kui selline, et kui lõpuks tuleks ka koda nii, nagu ta ette nähtud on läbi koja seaduse, nii nagu on advokatuur, eks ju, Eestiski, et tal tekib õiguslik alus, et siis oleks muidugi veel lahedam. Aga see, et ta praegu on loodud kojana, nii laiapõhjalise nõukoguna, et jah, nüüd ongi uus etapp ja see on täitsa selge, et aeg on edasi areneda. See aeg, kui me toimetasime, organisatsioon oli elus, mille me üle andsime, eks ju, nii EBS, kui ta tuli ELÜ külge, oli täiesti elus. Ja nüüd, kui see suur organisatsioon muutus nüüd kojaks, eks ju, me ei olnud kuskil varjusurmas, me ju tegelikult kogu aeg tegutsesime. Küll jah, me ei teinud nii palju sotsiaalkanalites, ei andnud infot inimestele, et oi, me olime siin toredad, käisime seal ja nii edasi, et see on juba meie kommunikatsiooniviga oli sellel ajal. Aga see on täitsa loomulik käik, et noored tulevad peale, aga ma olen samas ka öelnud alati, et kui te tahate küsida ja tahate nõu saada, siis mina ei ole ust kinni löönud. Ja noh, olgem ausad, nüüd ma olen kuidagi otsapidi seotud nüüd AMR-i töögrupiga ja siis ma olen otsapidi nüüd suur loomatöögruppi sisse sattunud. Et
ega ta päris no neid ega me siin möödasid maha ei lahti jooksnud. lasta ju ei taha, me tahame ikka, et et inimesed oleks äh, kaasatud. aga, noh, olgem ausad, siis kui ma ikkagi oma presidendi kohused juba maha panin ja tegelesin ainult suht kitsa reaga, oli kurjama, mõnusam küll olla. mõnusam. enam ei olnud seda megavastutust, eks ju, mis üks organisatsiooni juhtimine on, vahet ei ole, kas seal on 2 liiget või 200 liiget. Teiseks ma sain mõelda natuke rohkem enda peale, enda aja peale, kuidas seda kulutada, rohkem huvialade peale minna. Ja see on kuidagi tänu sellele, et noh, vabatahtlik päästja ma olen ka juba varsti 15 aastat olnud, et Tahtsingi öelda, et äh, ega loodus tühja kohta ei salli, aga ma saan aru, et Päästeameti töö on sul ikkagi olnud pikemalt, kui et võtaks nüüd midagi uut. Et jah, räägime ta on nüüd Päästeameti tööst. pikemalt olnud ja ta on ka jälle niisugune, jälle elu teine külg, kus on absoluutselt, sa ei mõtle oma eriala peale ega millegi muu peale, eks ju. Et ainult üks kindel eesmärk on, aga ta on nagu läinud loomulikku rada pidi ja ma tunnen end väga hästi, et ma olen sealt taandanud ennast ja aeg oligi ümber saanud just see, et ei ole niisugust kibestumist ja taganutmist, et oh, kurja küll, et mis nüüd saab, et lihtsalt minu aeg sai aeg läbi seal ja oligi kõik, et noh, nii ta on ja noortele ainult jõudu ja ega ma ei kadesta neid, et tead, mis tee neil läbi on käia. Ja no ma ütlen, õnneks läheb hästi palju tööd ka toimkondadesse ja see aitab seda töökoormust jaotada ja võib-olla ka kaasata neid inimesi, kes on tõesti selle konkreetse eriala, kas olgu see antimikroobne resistentsus või loomade heaolu, et selle ala fännid saavad tegeleda oma ala fännlusega, mis on äge. Ja ei, seda muidugi, et eks ta oligi, vot nüüd ongi, et teatud maani organisatsioonil oli suht üks väljund nagu, et lihtsalt seesama saada seadusandlusega käpp vahele, seda suunata, teha konverents ära ja kui sa oled 5-liikmeline juhatus, ega väga palju ja suvepäevadega Jõuagi. väga palju ei jõuagi rohkem. Et see kõik on töömahukas ja kui sa teed seda veel omast vabast tahtest Ja tasuta. ja tasuta ja vahest ka hästi tugeva kriitika all olles, eks ju, et siis noh, ma ütlen, et nüüd ongi see, et kui ta laiapõhjaline on, organisatsioonil on teine väljund, teine hingamine, et see on etapiviisiliselt, kõik organisatsioonid arenevad ja see lihtsalt on. Mis sind Ja see on lahe. Päästeameti on? Mis sind Päästeameti töö juures lummab? Ma arvan, et esimene, mis lummab, on see, et miks ma üldse sinna läksin, oli see, et tagada kogukonna julgeolek. Ja ma tean, et mul on veepaak on lähemal kui 30 minutit. Et, äh, et siin ja just seesama, et turvalisus, nii nagu need vabatahtlikud on ju, nad on ka natuke eraldi tõugu Omamoodi tüübid. piiksuga, jah. Ma lihtsalt jah, mõtlen, kas oli mingisugune juhus elus või mingisugune sündmus mind sind nii palju puudutas või mõju avaldas, et sa tundsid, et sina pead midagi tegema? ega otseselt ei olnud, et meid oli jälle üks sõpruskond koos, kes kunagi sai kokku sõites offroad'i ja noh, see läks edasi, tuli Alansi offroad park ja siis sinna juurde üks tüüp hakkas meil pinnalt päästet õppima ja siis tekkis esimene tuletõrje auto ja siis ta nagu arenes etapiviisiliselt, kuni sai siis lõpuks ära registreeritud ja me saime, see oli see aeg, kui me saime aru, et vabatahtlikutel päästjatel oma tehnikaga on märksa rohkem võimalusi, eriti just maastikupõlengutel abiks olla ja ära teha. Et võib-olla nüüd päris käe võttis ta ära siis, kui oli 1 aasta Vihterpalu põleng, kus me siis teiselt poolt Vihterpalu järve vaatasime, mismoodi raba põleb, oli täiesti peataolek kogu sellel juhtimissüsteemil ja kõigil, mida enam õnneks ei ole.
aga siis oli küll niimoodi, et parem käsi ei teadnud, mida vasak käsi teeb ja siis me vabatahtlikena istusime seal mätta otsas ja vaatasime, mismoodi mets põleb, eks ju, keegi kuskile ei suuna. Ja võib-olla siis oli ka see, et sellest saigi komando nüüd alguse, et oleks organiseeritud ja nimekirjas ja ikkagi kaasatakse kõigile kriisikõnedele, kui vaja on et noh, ja eks ta nüüd seoses selle Ukraina sõjaga täpselt sama see ennetustöö juurde, kõik need evakuatsiooniväljaõppused, suurevakuatsioonid, kõik selline pool, et pakkuda jah, just seda turvalisust enda poolt ja midagi ära teha, mitte jälle istuda niisama seal poe taga ja jutustada, eks ju, et või piimapuki otsas. Et mis ei ole ka üldse halb tegevus, et sealt tulevad mõned tõelised inimesed filosoofid. oskavad väga hästi näpuga näidata ja teised on need, jah, kes just, oskavad teha et ja tegutseda. ka neid on vaja, eks ju, ja need on kõige suuremad filosoofid. Et eks see pääste jah, sealt võttis ja noh, nüüd see entusiasm on suht, suht suur, et jälle vaatad, kus saad tehnikat parendada, et millega maastikule minna ja alles siin 2 nädalat tagasi oli meil õppus, kus olid siis Harjumaa vabatahtlikud kõik koos ja siis noh, vanasti oli see, et käisid autonäitustel ja näppisid, et küll on uhke Opel või Audi, siis nüüd lähed vaatad, vot on nõks, et mida enda ATV-le ka nüüd juurde panna. kust sa selle nagu jõu on võtad? muutunud teistpidi need asjad, aga eks ta ole niisugune jah, kodaniku vastutus või Kust sa selle selle poole jõu pealt. võtad? No ma saan aru, et sa Äh, 40-50 aastat veel maamuna peal olla küll, aga ikkagi. vaata, võib-olla see ongi see, et Praxises on suht kaua oldud, on tekkinud mingi stabiilsus juba otsapidi, eks ju, kuigi see stabiilsus vahest käib nagu Ameerika mäed üles-alla ja kunagi ei tea, mis kliendid teevad, eks ju. aga äh, kindlasti ma olen nüüd ära õppinud selle, et võtta aega endale ja tõesti anda endale, et ja midagi ei ole teha, et seda õpetas mulle Covid. Mm. See kuradi 10 päeva PERHis hingamisaparaadi all olles, siis oli aega järgi mõelda ja see sattus täpselt niimoodi, et ma andsin Madisele füüsiliselt asjad üle Tartus ja järgmine päev ma kukkusin. et noh, ja võib-olla kindlasti see ja leiadki aja, võtad ei rabele, et teed tööd nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik, Mm. võtad vaba aega siis, kui seda tahad võtta, et ja tegeled erinevate asjadega, küll kalal käik küll siin autoga ringi kolistamine, matkamine ja seesama seltskond offroad'i seltskonnaga. See aasta on vabatahtlike päästjate suvepäevadel jälle Saaremaal, eks ju, et noh, niisugused, vot see ongi, et ei saa, millest ma olen aru saanud, ainult ühesuguse kaadriga läbi käies või ühesuguses seltskonnas läbi käies. Tahes-tahtmata vahet ei ole, kui sünnipäeval on 3 loomaarsti, siis läheb asi käest ära. et olgu see seltskond nii suur kui tahes. aga just erinevad inimesed, erinevad seltskonnad, kindlasti need reisud, mis on tehtud erinevatesse kohtadesse, nii Aafrika kui Hiina kui Kuuba. Kuubalt tagasi tulles oli küsimus, et miks nad on jäänud sinna kinni, kus kohalt meie kunagi tulime. Mm. et ja siis mõtle, et ma elan ikka kurjama ilusas kohas küll. Mm. Pole meil häda ikka mitte midagi tegelikult. On hullemaid kohti. Mida sa loodad, et tulevik toob sulle? See, et maailmas olukord stabiliseeruks, lõpeks need totakad sõjad ära, see, et lastelastel
oleks olemas kodu, oleks olemas isamaa, see, et endal oleks tervist ja jõudu ja patsiente jaguks, seda on natuke kehva soovida. aga need tööd Ennetustööd ja, vaja ja patsiente. jah, ja kindlasti noh, ka uusi väljakutseid, et ega noh, mingil hetkel, kui ma hakkasin alpakadega tegelema ja neid tohterdama, et see oli täpselt niimoodi, et see tuli täpselt õigel ajal ja asjad tulevad õigel ajal, siis kui nad peavad tulema. ja siis oligi nii, et ka jälle seesama off-road'i seltskonnast inimene tuli, ütles, et kuule, ma tahan alpakasid pidama hakata, et mis sa arvad, kas sa tuled mul perearstiks? ma tean nüüd öödega mütsi, milline see loom välja näeb. ja ja siis tuligi kirjandusse kaevuda ja oligi jälle see koht, et kus sa Arened. midagi huvitavat, väljakutse, ja nad suudavad siiamaani pakkuda väljakutseid, needsamad alpakad. No, nad on erakordselt ägedad loomad ka selles mõttes, et juba nende nägemine, nende paitamine tõenäoliselt annab väga palju sellist taktiilsust ja silmailu. et ta on noh, teistmoodi loom, eks ju, kui sa tavaliselt kokku puutud, et aga noh, niisugused asjad on ägedad ja kindlasti noh, väljakutse on see, et üks lastelastest läheb kooli 1. septembril. Saad hakata esimeses klassis käima. Jälle. jah, kindlasti, et ma loodan küll, et ema teeb seda, aga eks muidugi teatud asjad ja eks need ka, nad mõlemad on täpselt sellises eas, paras rüblikuiga, et juba saab minna nendega metsa ja õnni ehitada ja muud sellist asja teha, et kalale kaasa võtta et see jah, et ei ole veel jõudnud. Nad küll tahtsid tulla, aga teades nendest püsimatust, siis ma ei ole neid veel kaotanud. Et võib-olla tuleb otsida lihtsalt niisugune veekogu, kus kohe kala kindlasti võtab, et siis neil tüdimus peale ei Ma tuleks mõtlen, istuda. see söötmisinseneri töö on ka väga oluline. Et küll see ja, kala tuleb, kui sinna seda saia ja ussikest piisavalt palju sisse visatakse. ja ei, seda loomulikult, et koostöö on igal alal on teretulnud, eks ju. Et seal ei ole jah miskit. Priit, mul on siin saates üks selline tore lõputraditsioon, kus eelmise saate külaline, eelmine loomaarst esitab küsimuse järgmisele, teadmata, kellele ta selle küsimuse esitab. Ja sulle on jäetud ka üks väga tore küsimus, mis kõlab nii. Mis on see, mis sind motiveerib ja inspireerib sinu töö juures? Hmm, motiveerib ja inspireerib. Tegelikult eks ta ole ikkagi seesama, et, äh, et motivatsiooniks on kindlasti see, et äh, teha, teha kõik selleks, et loom tervistuks ja et kliendil oleks kõik korras ja kindlasti ka see, et üks motivatsiooniallikaid on see, et oma tööd tehes, nii palju, kui ma olen seda tööd teinud, ma lähtun alati sellest, et mis on minu patsiendi heaolu. Et mitte kunagi ma ei ma lähtun omaniku heaolust ka loomulikult, aga esimesel kohal on ikkagi patsiendi heaolu, et surnuks ravimine ei ole eetiline ja seda ma ei ole kunagi tahtnud teha. ja kindlasti ka see, et kui mul on olemas kolleegid, kui ma ise hakkama ei saa, siis ma parem suunan oma patsiendi edasi targemate juurde, ei ole mõtet kõike ise teha. et kõike tehes me ei ole midagi muud kui soss-sepad. Need et on patsiendid nagu krokodillid, jah? just et jube raske oli seda krokodilli ümber lõigata taksikoeraks, eks ju. Aitäh sulle, Priit, sinuga oli väga-väga põnev vestelda ja just selline käik vanemasse aega ja sellesse, kuidas sina oled kujunenud ja see, mis sa oled ka Eesti veterinaariale andnud.
ma ütlen, inimesed reeglina ei saa aru ja ei taju seda, mida mõned isikud, sellised nagu sina, teevad Eesti veterinaaria jaoks. Et seda tajumist ja mõistmist võiks olla rohkem ja ma loodan, et läbi tänase saate seda ka tuleb. ma loodan ka, et ka kliendid ei võta loomaarsti kui iseenesestmõistetavat teenust, et loomaarsti teenus on ikka kvaliteetteenus ja loomaarstid, et nad üksteisesse suhtuksid ka lugupidamisega, aga kõigepealt loomaarstid peavad iseendasse lugupidamisega suhtuma. Kui nad seda teevad, siis on kõik korras. Milline suurepärane lõpp sellele saatele. Aitäh sulle! Tänud, kõike ilusat! Mis põnevaid teadmisi sa sellest osast said? Ma väga ootan sinu vastuseid siia alla kommentaaridesse, ükskõik mis kanalis sa seda ka ei kuulaks, või ka täiesti vabalt võib need saata otse mulle. Tagasiside on väga oluline, sest see aitab mul teha seda saadet paremaks. Ja ma väga tänan kõiki teid, kes te olete selle saate regulaarsed kuulajad. Meie kohtume aga juba üsna pea järgmises saates.